Tervitan teid Hiiumaalt. Minu nimi on Anneli Veevo ja ma olen Kärdla linnaraamatukogu direktor. Minu ettekanne täna on teemal iseteeninduse valu ja võlu või võlu ja valu. Ehk siis tegelikult ma räägin sellest protsessist, kuidas me oleme liikumas iseteenindusfunktsiooni poole. Ja iseteeninduse all ma mõtlen mitte seda, nagu iseteenindus on kauplustes, et sa lähed kauplusesse sinna automaadi juurde, kassaautomaadi juurde ja piksutad oma tooted läbi, maksad ära ja lähed ära, vaid mina mõtlen iseteeninduse all seda, kuidas lugeja saab tulla raamatukokku sellel ajal, kui personal on läinud koju või ei ole veel tööle jõudnud. Ehk siis hommikul vara, õhtul pärast tööd või isegi nädalavahetustel. Kui ma tulin oma ametikohale tööle, see oli 2015. aastal, siis ma hakkasin kohe uurima, milline on kogemus iseteeninduse valdkonnas Eestis ja meie ümber Põhjamaades. Eestis ma avastasin, et rahvaraamatukogudel puudus selline kogemus ja ma hakkasin vaatama eelkõige Soome poole, milline on soomlaste kogemus, kuna soomlased on meiega väga sarnased ja nad on meile ka kõige lähemal. Ehk siis tundus, et nende kogemust oleks nagu kõige lihtsam uurida. Ma võtsin ühendust Turu linnaraamatukoguga, kohtusin selle direktoriga ja seda kaudu ma sain kontakte, et külastada mitmeid raamatukogusid. Ja soomlastel, nagu ka üldse Põhjamaadel, on väga pikaajalised kogemused just selles valdkonnas, et kuidas inimesed saavad kasutada raamatukogu sellel ajal, mis neile just parasjagu sobib. Ja täna on siis maikuu 2020, ehk siis 5 aastat on tegelikult läinud selle teema uurimiseks ja arusaamiseks, kuidas see võiks näiteks sobida meie raamatukogule. Aga et see lugu ei jääks lihtsalt tavaliseks jutuks, siis vaatame seda asja ka natukene praktikas. Ehk siis proovime käia selle teekonna üheskoos läbi. Me asume Kärdla keskväljakul kultuurikeskusega samas majas teisel korrusel. Meie sissepääs läheb maja külje pealt, meil on eraldi sissepääs, kust saab siis minna teisele korrusele raamatukokku. Meil on praegu välisustena ees on vanad uksed, aga paari kuu pärast on juba uued uksed ja meil tuleb sinna uste külge ka elektrooniline lukk, mis siis registreerib selle lugeja, kes uksest sisse astub ja seda saab teha siis ID-kaardi vahendusel. Sama on raamatukogu ülemiste ustega, kus taas kord tuleb näidata ID-kaarti ja uksed avanevad ja lasevad siis külastaja sisse. Ma näitan, kuidas kasutada meie iseteeninduse automaati. Siin on kõik eesti keeles, muidugi siit alt on ka näha, et ka inglise keeles on võimalik laenutada ja soome keeles. Siin on 2 võimalust, kas laenuta või tagasta. Mina hetkel soovin laenutada. Vajutan siia laenuta peale. Järgmine kiri on aseta raamatukogu kaart või ID-kaart rohelisele valgusele vöötkood ülespoole. Mul on siin ID-kaart, minu enda oma. Siin taga on 2 triipkoodi ja nüüd triipkood tuleks panna siia alla, kus on näha, on roheline valgus ja tuleks siis panna nii, et see automaat loeb ära selle triipkoodi. Teine on soovitav panna kinni, kui on 2 triipkoodi. Nii ta luges ilusti ära, nüüd tuli ette minu konto ja ütleb, et aseta teavikud alusele kuni 3 korraga. Mul ei ole hetkel ühtegi teavikut, ehk siis ma võtan siit praegu täiesti suvalised teavikud kõrval olevalt riiulilt ja võtangi 3 tükki ja panen need 3 tükki korraga siia alla. Ja mis juhtub? Juhtub see, et ta loebki korraga need 3 ära, sellepärast, et meil on RFID koodid on siin sees ja ta loeb automaatselt. Ja siin on kohe näha seda, et tagastuse kuupäev on 7. juuni. Nüüd ma panen jätka ja ta küsib, kas sa soovid saada kviitungit. Mina ütlen, jah, ma soovin. Ja siin kõrval on see kviitungi
automaat, tuleb välja kviitung, laenutuskviitung on selle nimi, siin on raamatukogu nimi, aadress ja on teada ka, mis kuupäeval ma laenutasin, mis kellaaeg ja millised teavikud ma laenutasin. Ehk siis ei lähe pärast kodus meelest ära, mis on nende raamatute pealkirjad. Ja samuti on siin kirjas kuupäev, millal tuleks tagasi tuua. Ja ühtlasi on siin all ka raamatukogu telefoninumber ja meiliaadress, et kui on vaja näiteks pikendada või tekib mingeid küsimusi. Nüüd ma võtan need 3 teavikut siit alt ära, panen kotti, lähen ära. Aga nüüd, kui ma tulen teisel päeval tagasi ja tahan need tagastada laenutusautomaadis, siis ma olen jälle selle ekraani ees ja valin tagasta. Seekord ta ei küsi minu käest ID-kaarti, ehk siis ei ole oluline, kas mul ID-kaart on kaasas või mitte. Ja täpselt sama asi aseta teavikud alusele, kuni 3 korraga, 3 mul neid on, 3 tükki ma panen nad siia alla. Ja ta loeb need 3 tükki korraga ära ja näitab noolega siit, et tagastus toimub kuhugi sinna paremat kätt. Vajutan jätka ja ta ütleb mulle niimoodi, et pane teavikud tagastuskasti. Ma panen jälle jätka, kas soovid kviitungit, seekord ma jätaks nagu vahele, panen ei. Võtan oma 3 teavikut ja panen tagastuskasti siia kõrvale. Meil on hetkel selline võimalus, see on ajutine ja panen need raamatud siia kõrvale ja pärast tuleb töötaja ja võtab need sealt ära. See on nii lihtne, et igaüks saab sellega hakkama. Nüüd siis võib-olla paar sõna või paar lauset sel teemal, et mis on need valud, kui tahta iseteenindussüsteemi nagu võtta siia tavapärase raamatukogu töö kõrvale. Üks, millega mina muidugi põhiliselt silmitsi seisan, on see, et meil ei ole raamatukogus oma IT-meest, ehk siis ma pean tellima väljapoolt sisse IT-teenust. Ja kuna meil on vallavalitsuses tööl terve suure valla peale 1 või 2 IT-spetsialisti, siis on arusaadav, et nad ei jõua ka nagu kõigega tegeleda. Lihtsalt see väljapoolt tellimine tähendabki seda, et sul ei ole seda spetsialisti kohe võtta, kui sul on vaja. Ehk siis ta saab tulla täpselt sellel ajal, kui ta tuleb. Ja see nagu natukene pärsib nagu seda kiirust, millega kogu see protsess käib. Teine teema, mis minu jaoks on selline valuline teema, on just nimelt see, et kuna Eestis ei ole sellist kogemust, et oleks rahva raamatukogu, kes juba oleks iseteenindussüsteemi peal, ehk siis ma taaskord rõhutan seda, et ma ei räägi laenutusautomaadist või ma ei räägi nagu RFID koodidest ainuüksi, vaid ma räägin sellest, et lugeja saaks tulla füüsiliselt raamatukogu ruumidesse sellel ajal, kui personali ei ole. Ja kuna Eestis meil selline kogemus minu teada puudub, siis tegelikult ma nagu tunnen, et ma teatud mõttes leiutan ise jalgratast. Et ma olen küll näinud, kuidas Soomes see asi toimib, kuidas nemad on nagu need protsessid läbi käinud, mis on nende võlud ja valud, aga kõike ei saa üks-ühele üle võtta ja selles mõttes ma nagu alles avastan, et mida on vaja teha, kui palju see Eesti kontekstis üldse maksab ja mille järgi nagu toimub. Ehk siis kuidas see protsess nagu sammhaaval käib. Aga kui me saame endal tehtud ja meil on see kogemus olemas, siis me hea meelega jagame seda teistega. Ja loomulikult 3. selline raskuspunkt või väljakutse, ma nimetaks seda väljakutseks, on see, kui meil tuleb hakata välja õpetama lugejaid, sest kindlasti lugejad algul pelgavad uut lahendust, kindlasti on neid, kes mitte kunagi iseteenindussüsteemi ei kasuta, aga kindlasti on neid, kes seda hea meelega hakkavad kasutama. Nii et siis ongi hea, et raamatukogu pakub võimalusi igaühele, igale maitsele. Igatähes ma väga loodan, et me ise saame oma projekti valmis äkki järgmisel aastal. Kahjuks see on pikaajaline protsess, aga samas mina isiklikult olen küll nagu põnevas ootuses.
tänan teid, et kuulasite, et te käisite selle teekonna meiega koos läbi ja ootame teid Hiiumaale külla. tänan!